Tere päevast kõigile, alustame siis Türi vallavolikogu teise koosseisu 51. istungiga. Kõigepealt ma tahan ikka õnnitleda oma sünnipäevalapsed ära, mul on siin küll üks võlg, aprillikuus saadik Elari Kiisil sünnipäeva king seisab siin. Jääb täna ka seisma vist järgmiseks korraks, aga 11. juuli oli sünnipäev Stenil. Mul on hea meel, kui teised ka ikka mina. Ja 5. juuli oli sünnipäev Leal. Kas soovib sõna keegi? Ei soovi. Lähme siis päevakorra juurde. Päevakorda on meil ühe päevakorra punktina täna. Ja kes on sellise päevakorra poolt, palun käima märku. Üks väike küsimus. Siin on päevakorras kirjutatud valimise ringkonna kinnitamine. Seaduses ei ole kuskil öeldud, et me tuleb ühte ringkonda kinnitama. Tegelikult on ringkondade kinnitamine. Ja kui me kinnitame ühe, siis on kinnitanud ühe ringkonna. Seadus on mõte, et ringkond võib palju ka. Aga me nii 4 aastat peale. Selles mõttes ma tahan öelda lihtsalt, et keegi võiks justkui ära oskada ette juba, et me tuleb ringkond, ühte ringkondi kinnitama. Sellest meil on olnud siin rohkem ringkondi kui üks. Kas me teeme selle muudatuse siia päevakorda, parandame ära selle? Ei ole vaja, ma lihtsalt märkisin ära. Juriidilises mõttes ebatäpne. Nii, aga lähme hääletamise juurde siis. Kes on selle poolt, et sellise päevakorraga töötaja, palun praegu märku anda? Kõik on poolt, Ülle on kadunud ja Lauri on kadunud. Lauri poolt, Ülle. Ülle poolt. Sellega on päevakord kinnitatud. Ja päevakorra üks ainukene punkt on siis Türi vallavolikogu 3. koosseisu valimiseks valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine. Ettekandjaks on Marje Pärn. Marje, palun. Jah, nagu see öeldud seadus näeb ette, et tuleb teha, miks ta jäi seekord sellisesse aega ja see enne teha ongi see, et 15. juuli seisuga tulid siis elanike arv või valijate arv ja sellest tulenevalt siis tuleb kinnitada. Meil siis väga valikut ei ole, meil ongi põhimõtteliselt ühe ringkonna kinnitamise variant ja kuna eelmine kord sai volikogu liikmete arvuks määratud 23, siis on siin eelnõus mandaatide 23. Nüüd on seadusest tulenevalt on see valmistatud. Kas on küsimusi? Sõnavõtte, märkuseid? Hästi ikka. Ei ole. Valijate arvu 15. juuli 2025 seisuga 8522 välja. Ma täpsustaks üle, et kuna siin aega täna palju käes. Küsiks üle, et tegelikult 1. augustini on see register, siis kui 15. juulist 1. augustini, kes veel, minu arust, kas see on 1. augusti seisuga, oli see viimane registreerimise päev? Oli kandidaadid. Kandidaadid. No võtta, aga siis kui nojah. Sest tegelikult neid valijaid on võimalik ka siis, kui me ju tegelikult... Kandidaat võib ka valijana esimest korda. Jah, aga valijaid on tegelikult võimalik ka hiljem. Valija selles mõttes saab olla ka hiljem. Me oleme tegelikult ka sellel hetkel, kui valimisnädal on, me neid registreerime siia. Lihtsalt see on seadusse pandud, et selle kuupäeva seisuga. Valijaid võib tegelikult vähemaks ja tulla rohkemaks ka selleks, et valimised tulevad. Et see võib veel muutuda, jah. Aga selle seisuga siis mõnda seaduse järgi fikseeritud. Nii, on veel küsimusi? Ei ole, lähme hääletama. Kes on selle poolt, et eelnõu ettepaneku või vastu võtta, on praegu märkanud? Kõik on poolt. Sellega on eelnõu ettepaneku vastu võetud. Vaba mikrofon. Mina kõigepealt räägin siis selle teemal, et on jälle aukodaniku valimine.
ja aukodaniku valimise, aukodaniku kandidaadid siis, kes soovib esitada, ma ei mäleta, mis see kuupäevad olid täpselt, et sellest pidi Aime tegelikult rääkima. Räägi sul. Ma võin öelda, et Triin valmistab ette aukodanik, tervisetegu ja haridustöötaja valimised on meil tulemas, et me saadame ühe e-failiga kogu info siis komisjonide esimeestele ja volikogu liikmetele. Absoluutselt märgin edasi ka jah. oktoobris. Jah, nii et palju inimesi saab tunnustada. Nii, ja siis teine, millest ma tahan rääkida, et kõigile volinikele on saadetud kutse omavalitsuspäevadele ja Jõgeva on kutsunud neid toredasti külla. Ma tean, et Aili on meil seal esinemas lausa. Jah, et omavalitsuspäevad toimuvad siis 18-19 september ja minu ettepanek on see, et kui ma ootan siiralt suurt osavõttu sellest, aga igaüks maksab ise oma osaluse. See on minu isiklik ettepanek. Jõgeva vallavolikogu. Lihtsalt mingis oma initsiatiivi korras või ei, need on iga-aastaselt omavalitsuste päevad. Seda küll, aga selle aasta teemad on siis ettevõtlus, kogukondlikud ja sotsiaaltöö. linnade haldusliitud. Ma tahtsin küsida, kas on organisatsioon ka taga või lihtsalt seda? Võin korra vaadata. See kutse tuli kõigile teile ka. Ma räägin küll, et ma väga infoks see, et me nii, aga soovib keegi sõna selle aja sees? Hea Aili, palun. Ma arvan, et see käib rohkem komisjoni esimestele, et Aili saatis selle, et kaasava eelarve komisjoni palun augusti komisjonides määrata esindajad. 1-2 liiget. Kes saatis selle info? Aime, hea. Lihtsalt, et ei jääks välja kuskilt päevakorrast, et täna peaks võetud minu komisjon on 11, aga osadel on nädal hiljem, et siis päevakorrast on ees seisust ei ole. Linnade valdade liit on üks osa selles. 11. august on siis tüli arengukava arutelu ka juba alles teist või 3. aastat on siis 3 ajast kell 5:11. Soovib veel sõna keegi? Ei soovi? Ei ole mingit mõtet. Siis mul küsimus selline, et kas on ettepanekud septembri või volikogu saamiseks oli vaja? Mõtle viimane volikogu. Selle koosseisuga. Kus? Jah. Nii. Valgamaal võiks teha. Väga hea. See on kõigi tervishoiutöötajate häbi. See on Terviseamet tegi ja see on ikka kurb. Meie ikka loetakse teha. Käru võttis õpetas ükskord. Me ei ole ka üldse käinud toisus. Toisu rahvana ajas. Ei, volikogus. Kabalast on volikogu. Ka pole just ka. Nii aasta lõpul kabalast. Aga uisus me ei ole käinud. Lätsal oleme käinud. Laupal oleme käinud. Mida? Laupal Lätsal oleme käinud. Jah. Käru on hea mõttes, et rongiga Käru muuseumis võib kanda. Sellepärast ei lähe. naine tuleb käruga vastu. Et kui teil tekib mingid ideid ja mõtteid, et ma hea meelega augustikuu jooksul ikkagi võtaks neid juba siis endale teada. Ja pakuks siis Käru muuseumist. Kes on komisjoniga käinud, aga et me mahuks sinna ära ja kui selle internet käib ülekande. Ei, selles uues majas kindlasti. Aga ruumina võib-olla ilmselt, kus me mahuks laua, kes on su tahumääraseks ja sealt siis volikogu tegi. Lahket on meil valmis uurustama ka raepuhkeveistus näiteks. Natuke väike ruum. Raev? Aga ma ei tea, enamus on jälle käinud võib-olla hoopis eraettevõtluse poole vaadata
ägedamad turismi nii-öelda majutuse ja kõige sündmuskorralduse pakkujad. või Toosimäe. Toosikandu rääkima oleme mõned aastad tagasi käinud. ei ole. Mina lihtsalt 3 päeva üritus või? Ei, 1 päevane. Ära ürita. Terviseamet sai 2 päeva hakkama. Valimised tulevad, mida saa 2. nii, aga muud ei ole. Et kas on veel, keegi soovib sõna veel? Mina tahaks küll küsida. Jaa, palun. Et ma küsisin Jõuliku volikogu seda liitmise hääletusele. Viljandi tänavas, kus on sealt ja sees oli see tühjaks tehti ja nüüd on roli akendatud, see on ikka täna palju. Jah, see on mõtlemata. Tõepärast, et tehnika ei pääse igale poole ja nad teevad neid olulisemat kohti. See on vaba. See on tea tänav ju. Kõik sõidavad sealt sisse, kõik sõidavad sealt välja. Ja Kavalla maja on ka vallamaal, kus olid sotsiaalinimesed sees. Ei ole. See on hea. Aga see on väga inetu, see maja siin tuli. Aga see Viljandi 19 üldse, et mis mõtted volikogul on, et mis tast saab? See hea idee tuleb siin. Aga see on juba maha niide. Mille teie pikad perspektiivis on natuke. Ja see ei pruugi ka hästi minna, sest seal on nagu loomad, ajab uuringut, aga lihtsalt, et ma arvan, et ta ei küsi hetkel ka nagu raha, et kiiruga müügi ei ole ka kõige targem. Mina ei müüks seda, mina ei... Hoiaks enda asjade arenduseks. Lammutaks ja teeks platsi puhtaks, välja taraks. Lammutada ei ole alati protestist. No ütleme, kui ta ei küsi, et ole, siis, aga praegu kinnitada seda hästi pikaks ajaks võõrandada. Aga ootame arengukava aruteludes ka natuke ettepanekut, sest tegelikult väga paljud omavalitsused tegelevad selle sama ringmajanduse teemadega ja et ega meil maad ei ole, ka jäätmejaamal ei ole sealt nii-öelda juurde võtta, eks ju, maad. Et natukene ideid juba on, rohevisiooni käigus tuli ka seal päris mitmeid ideid, et laseks nendel natukene logiseda. Minul on vähe hirm selle peale, et järgmine talv jälle tuleb ja ega need ületee kodanikud ei jäta seal käima. Et ma ei usu, et nad seda on teistmoodi kui eelmine. Nad lihtsalt lähevad. Pole inimest, pole probleemi. Vabandage, te räägite majast, et majad, meil on inimesed, kes ikka olla elast. Aga tahtsin võib-olla seda vabast mikrofonis öelda, et rohelist 15.–16. augustil, et meil on sama koduteema ja kavad ja kõik on üleval, aga me panime ka selle sama lusitaanlaste teema aruteluks, et inimesed on sellega väga hädas ja täna näiteks 9:30 alles niidad surnuaias ja minnakse korjale, et selline mitte miski muu ei aita selliselt populatsiooni vähendada, et see on lusitaanlaste teema on praegu Tallinna tänavat pidi, nii palju kui mina tean, on juba seal ollikatuste hoovis, see ongi see surnuaed ja ütleme, Kringiküla kohta ma ei tea, aga Pargi tänav on väga hädas, no kõik see jõe äär, et hästi palju ikkagi just neid, kui niitmisest rääkida, et tuleb päästa neid, kes tahavad aidata ja tõesti kokku korjata, et see on üle-eestiline pandeemia, inimeste rõõm oma aiast kaob lihtsalt ära, sest see kõik hävib võõrriigi pärast. Tasakaal on ära ja kes võtab juba siin kvartel ja kellel on kodus täna mingi vaba aeg, siis 9:30 ämbrid näppu või pinnid ja õlut ja mitte enda jaoks kaasa võtta. Aga lihtsalt jah, et inimeste mure on see oma aia päästud päris toast. Jah, ma tean, et Tallinna tänava aiaga ja vabatahtlikult niidavad juba seal igast neid surnuaia servasi ja lihtsalt natuke neid ei kaitsta oma aega. Et seal on see tõsine ülekoht ja see peaks vot järgmine volikogu 28.08. Mis kõik muud ei ole mul öelda.